Kullasära Expressionsist. Uus luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon. Uskumatu luksus alates 7 eurost. Expressions. Tere, armas vaataja! Käes on jälle laupäeva hommik, töönädal on möödas ja aeg on hakata koos elu nautima. Umbes aasta aega tagasi me käisime külas Argentiina restoranis, mis kvaliteetse liha armastajatele ei ole mingisugune tundmatu koht. Aga võib-olla on uudiseks see, et Argentiina restoran avas oma uksed nüüd ka teeterminali lähedal täitsa uues kohas. Siin on kindlasti natuke midagi uut ka, et on vana tuntud headus, aga oleme keeranud seda kvaliteedivõlli natukene veel üle, natukene veel kõrgemaks, et see suurepärane grill, mis on spetsiaalselt selle restorani jaoks ehitatud, tellitud, ehe Argentiina grill, kus liha maitse jääb tõeliselt puhas, selge, kvaliteetne, vähe suitsu, maitse jääb hästi pehme. Suurepärane ja ütleme muudes asjades me oleme ka, et kogu selle restorani planeerimisel ja väljaehitamisel ja seadmete valikul me oleme lähtunud just sellest, et tuua samm nüüd veel edasi ja veel kõrgemale, et alati saab veel paremini. Ka siin me nüüd lähme täiesti nullist ja lähtusime maksimumkvaliteedist ainult kogu selle nii-öelda sisustamisele tegemisel. Ja samamoodi oleme teinud ka kliendi jaoks asja pisut mugavamaks, et Pärnu maanteel meil nende parkimiskohtadega oli natukene puudulik see asi, siis siin on inimestel jälle hästi mugav tulla, ta on linnale lähedal, samamoodi parkimiskohti on palju, et on ka mõnus tulla õhtul nautima seda õhtust aega. Mis meil praegu siia just laua peale toodi? Et lihadest me tõime nüüd eelmine kord, me proovisime niisuguseid suuremaid tükke, mida me teeme siiamaani ka, et suured tükid on üksna eksklusiivsed, aga praegu nüüd läksime pigem niisuguste kvaliteetsemate tükkide peale, et siin meil on täiesti olemas nüüd, esimesena on meil siin välisfile, et siin on näha, et välisfile tunneb hästi ära, tal on niisugune rasvaäär siin peal ja liha iseenesest on üsna niisugune kuiv või siis ütleme puhas. Siin on sisefile, et rasva ei ole näha kuskilt ümberringi, siis meil on siin andrekoot. Andrekoodi tunneb hästi ära selle järgi, et tal jookseb niisugune rasvatriip, jookseb keskelt ja pealt. Ja mis siin vardas ripub? Ja vardas ripub meil nüüd pikanja, mis on Eestis niisugune eestlaseks hästi võõras liha, et see pärineb siis loomaliha selja kõige esimesest tükist, kus haba poolt tulla. Et natukene vintskem, natukene tugevam liha, aga samas on ta veiseliha tükkides nüüd kõige tugevam maitsega. Et kindlasti inimesed, kes armastavad veiseliha, et see on selline tükk, mida võiks proovida. Meie tooraine nüüd nagu endiselt ka Pärnu maanteel tuleb siis tõesti ainult Lõuna-Ameerikast ja me kasutame ainult siis tõesti premiumi tippu, et premium kvaliteedi tippu, et liha kvaliteedil on rõhk hästi kõrge. See liha tulebki hästi puhtalt, otse lõikena, läheb ta kuuma grilli peale ja ainukene asi, mida me selle lihaga teeme, et grilli pealt tulles talle läheb peale natukene soola maitseks ja see on kõik. Kui me räägime Argentiina kultuurist ja sellest rütmist üldse, siis neil on hästi levinud selline sõna nagu parillada, mis tähendab siis niisugust perekondlikku istumist. Parillada puhul reeglina peetakse ilmas seda, et süüa tehakse siis terava söögrilliga, et kuumus peab olema seal hästi suur, et lihapoolid läheks hästi ruttu kinni, liha jääks hästi mahlane. Ja grillitakse tõesti korraga grilli pealt siis mitte sisefileed, välisfileed ainult, vaid tõesti grillitakse neid kõiki loomaosasid. Nüüd ma proovin seda huvitavat Iberico siga, mida ma kunagi varem proovinud ei ole. Väga huvitav maitse. Liha on tükalt magusam, ta on niisugune pehmem tekstuur on lihal juba natuke magus, teine, et ta maitset on niisugune natuke magus kogu see liha. Ja see on siis nüüd loomaliha sisefilee. Selline väga pehme ja roosa. Ma vist ei ole sellise maitsega loomaliha söönudki varem. Nüüd ma proovin siis pikanjet, mis peaks olema kõige teravama maitsega. Mina sain selle külaskäiguga väga palju targemaks liha koha pealt ja liha valmistamise koha pealt ja ma avastasin endale ka uue lemmiku, milleks on siis vardas rippuv pikanje. Mootorrattahooaeg on avanud, nüüd kõik motofännid kõrvad kikki, sest tulemas on väga oluline informatsioon. Kuulsin, et juuni alguses on teil tulemas üks väga põnev üritus. Millega siis täpselt tegu? Jah, juuni alguses 1.–2. juunil toimuvad meil demosõidupäevad. Et Tallinnat külastab Harley Davidsoni
demosõidukeid vedav veok, kus peal on 23 erinevat mudelit ja niisuguseid sõidukeid on Euroopa peal liikvel suve alguses 7 tükki ja nüüd üks neist jõuab siis Tallinnasse ja me pakume nende 2 päeva jooksul kõigile huvilistele, sõltumata sellest, missuguse mootorrattamargiga ta täna sõidab, pakume võimalust siis proovida erinevaid Harley-Davidsoni mudeleid. Et meie poolt on organiseeritud marsruut, grupisaatjad, et endal ei ole sellepärast vaja muret tunda, et kuhu sõita ja kuidas toime tulla, et me hoolitseme kõige eest, tulge ainult kohale ja kasutage seda suurepärast võimalust. Kuhu kohale tulla siis tuleb? Kohale tuleks tulla meie Tallinnas Punase tänaval aadressilt Munane 74 asuvasse müügisalongi. Demosõiduk paikneb selle ees, rattad on kõik siin. Koha peal pakume ka sõiduvarustust, kindlad, kiivrid, joped. Parem muidugi, kui on endal kaasas, kes tuleb rattaga, sellel on niikuinii kaasas. Ja eelduseks on siis A-kategooria juhiloa omamine. Meil on ka paigaldatud niisugune huvitav seade nagu jump stand, kus on ratas on paigutatud stendi, saab peale istuda, käima panna, käigu sisse lülitada ja imiteerida sõitu, saab nagu seda värinat ja mürinat tunda. Ka see, kes siis on alles tee mootorrattalubade omandamise poole. Inimesed kindlasti arvavad, et Harley-Davidson on väga kallis bränd ja võib-olla mõnel pole üldse sinnapoole mõtet vaadatagi. Kas aga tegelikult nii on? Tegelikult see nii ei ole, et meie mudeli valik hakkab ikkagi pihta juba 6000 eurost. Et meie ei müü ainult mootorratast, me müüme elustiili. Et me tahame kõigile ka seda emotsiooni edasi anda ja köita inimesi sellega, et ei osta ainult mootorratast, et ta ostab ka endale suurepärase seltskonnaga, kellega tulevikus aega viita. Ja kui palju mudeleid teil praegu siin salongis on? 10 või 12 erinevat. Nii et kõik, kellel motopisik juba sees ja ka need, kellel veel ei ole, järgmisel nädalavahetusel siinsamas Lasnamäel Punasel tänaval. Nüüd me oleme jälle tulnud külla Kanga džunglisse, aga sedapuhku ülemisele korrusele, kus asub Kanga džungli outlet, kus on ulmeliselt odavad hinnad ja selle juures väga suur valik. Ma arvasin, et ma leian siit eest kangad, aga alustuseks on siin hoopis väga suur valik erinevaid ehteid. Paistab, et siin on igat sorti käsitööhuvilistele midagi, ka lõngad. Ja lõpuks jõudsimegi ulme odavate kangasteni. Siin on ka minu lemmikvärv esindatud. Mina leidsin nüüd siit vägagi omanäolised kardinad. Ja siin on midagi väikestele piraatidele. Ja see osa siin on e-poe leiunurga osa, mis tähendab seda, et need kangad on e-poes ka olemas. Ja siin on üks huvitav 1 sendi riiul, kus siis igasuguste pärlite ja kõiksugu muude vahvate asjade hinnad algavad 1 sendist. Ja siit ei puudu isegi mitte parukad. Nüüd, kus pea on täis mõtteid, mida millest õmmelda, läheme vaatame, kas me leiame täna veel midagi põnevat. Ja järgmiseks saame teada, kuidas muuta laste mäng arendavaks. Millega tegeleb Oko Baby?
Me otsime kõigil mööda maailma ebaharilikke lastetooteid, mis on ohutud keskkonnale ja ökosõbralikud. Ja meie mänguasjad on kõrgkvaliteetselt, stiilsed ja lihtsalt põnevad. Ja esimesed kliendid on meie lapsed, et meie lapsed mängivad, siis kui mänguasi meeldib, siis me toome need Eesti turule. Need on niivõrd põnevad, et me toome enamasti neid teisemaale ning meil on hea meel jagada kasutamise rõimuga teiste lapsevanematega. Me toetame ja see on üks meie põhiväärtustest, laste loomulikud arengud, vabadust arendada oma ideesid, oskusi, loovmõtlemist ja fantaasiat. Oko Bebilt leidub põnevad tooted igale tegevusele, arenguetappile ja vanusele. Meie mänguasjad on mõeldud alates sünnist. See sünnist koolini tavaliselt meil on selline valik, et need vaibad näiteks, need on nullist. Kui meie veebipoest valida, siis seal on valikus erinevad vanusegrupid. Meie valikus on olemas ka lauamängud ja brändiks on The Brain Band. See on väga populaarne üle maailma. Need ei ole ainult meelelahutus, nad on tõesti arendavad, et saab õppevormis õppida matemaatikat, jagamist, korrutamist ja kõik, mida kooliks on vaja. Vaibast on tehtud spetsiaalsest vahumaterjalist ja kõige paksem variant on 15 mm paks ja nad vetruvad ja need on ka ökosõbralikud. Ehk siis seal ei ole foomi või midagi, nad on lastele ohutud. Maluk mänguasjad on Šveitsi brändi mänguasjad ja need on spetsiaalselt mõeldud lasteasutuste jaoks, näiteks lasteaedade ja eelkoolide jaoks ja siis need on ka tunnustatud rahvusvaheliste auhindadega ja sealhulgas ka psühholoogide poolt. Need on tehtud toidusilikonis ja see on näiteks uue 2019 aasta kollektsioon, sellised närimisrõngad pisikitele beebidele. Et siis need on niivõrd pehmed ja samas nagu elastsed, et lapsed saavad nagu närida, et pärast neil, kui sügilevad hambad. Gruusias on tehtud sotsiaalse projektina, on loodud üks ettevõte, kus pooled inimesed on ja kasutavad selleks ökosõbralikud igasugused ained, lakid ja värvid ja nii edasi. Mis võiks olla veel mõnusam ilusa kevadilmaga, kui minna jahipardale nautima ilusat Tallinna vaadet? Kas teie aitate inimestel tähistada meeldejäävaid hetki jahipardal? Jahipardal on võimalus tähistada pühi ja nautida imelist aega, teha naistepidu, meestepidu, pulmad või tähistada oma sünnipäeva. Aitäh! Lisaks saate tellida catering, veini, pardal, lisadekoor, fotograafia ja saksofonisti. Neile, kes armastavad seiklusi, sõidame Naissaare või Pranglisaarele ja veedame nädalavahetuse Soomes. Kes ei soovi kogu jahti rentida, teeme iga nädal üritusi, kes saab osta pilet endale või oma seltskonnale. Meil on ilmagarantii, mis annab võimalust vahetada kuupäeva, kui teie ajal on tormine ilm. Ja saate muuta oma jahisõidu kuupäeva teise kuupäevale. Broneerimiseks saate minna meie veebilehekülje, seal on telefoninumber ja e-post, et võtta ühendust meie eksperdidega ja need aitavad teile leida parim valik. Täna me oleme õnnistatud ka tõeliselt mõnusa ilmaga. On küll piisavalt tuuline, et purjetada, aga samas on mõnusalt soe päikese käes. Küll oleks mõnus jääda siia jahipardale nautima veini ja viinamarju, aga meie läheme nüüd hoopis väikesele pausile ja pärast pausi me räägime sellest, kuidas püsida tervena.
kullasära Expressionsist. Uus luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon. Uskumatu luksus alates 7 eurost. Expressions. Olemegi pausilt tagasi ja selleks, et uurida, et kas vormis püsimiseks piisab ainult trenni tegemisest ja tervislikust toitumisest. Ma käsitlen tervislikku eluviisi läbi 3 tahu: treeningud, toitumine ja mõtteviis. Ja minu idee on siis selles, et ma õpetan inimesele siis, ma ei anna näljasele mitte kala, vaid annan õnge. No natukene kala ka. Aga ma tegelikult olengi huvitatud sellest, et eesmärk pole mitte kava maha müümine, vaid just see, et inimene saaks aru, et miks, kuidas ja kui palju tal on vaja, et kuidas miski ta kehas käitub ja seda siis nii toitumise, trennide kui ka mõtteviisi osas. Et siis eelistangi anda niisugust lühikursust ja näidata inimesele, et kuidas ta saab siis ise jätkata ka pärast seda, kui meie koostöö lõpeb. Et see on nagu rattaga sõitma õppimine, et alguses me lähme koos, juhendan, toetan nii palju, kui õpilane soovib ja siis kui mõlemad läheme, et ta on valmis ise edasi sõitma, siis lasen lahti, aga aeg-ajalt siis hiljem veel kontrollin, vahest pakun tasuta konsultatsioone, vestluseid. Ma alustasin ise väga noorelt. Ma siis leidsingi lahenduseks, et ma mitte ei palganud spetsialisti, vaid ma õppisin selleks nagu ise. Ja nüüd siis ongi see, et ma näen, et tegelikult on toitumine, treening on nagu jäämäe tipp ja loomulikult see on kõik ülitähtis, aga siis illustratsiooniks ka üks pilt, kus on siis minu vorm 5-aastase vahega. Ja mõlemal pildil siis tüdruk kaalub 52 kilo. Me näeme siis, et kehamassi kilogrammide kogus tegelikult ei ole määrav. Ja mõlemal juhul on siis päevane kaloraas circa 1550. See näitab ka siis seda, et tegelikult kilokalorite lugemine üksi jälle ei ole mingi näitaja. Ehk siis tegelikult jah, loeb ka toidu kvaliteet, treeningutuni loomulikult, aga see on jäämäe tipp. Jäämäe veealune osa, see mida me ei näe, see on see, mis eristab neid 2 tüdrukut kõige rohkem ja see on see, mis toimub meie peas. Mõtteviisiga tegeleda on tegelikult päris huvitav ja see oleneb siis täpselt sellest, et kuidas õpilasel endale sobib. Ja kasutan erinevaid meetodeid. Inglise keeles on niisugune termin nagu coachimine ja olen läbinud rahvusvahelise life coachimiskursuse ning mina andsin talle vaste eesti keeles arenguvestlus. Sina oled jälginud FitPrana õpetusi kuu aega. Mida see sulle andnud on? Suurem muutused on toitumises, mis väljendub siis pigem sellises enesetundes ja meeleolu muutustes, positiivses võtmes ja üldse see energia ja jõud ja tahe midagi teha. Et need on võib-olla kõige suuremad muutused, mis ma olen märganud. Ketlin on mulle muljet avaldanud sellega, mis ta on teinud, et ma tean tegelikult teda juba mõned aastad ja see muutus, mis ta on ise läbi teinud, on mind veennud selles, et tema on just see, kes suudab mulle sama pakkuda. Just rääkisime sellest, kui oluline on tervislikult toituda. Ja nüüd jõuame oma juttudega sinna, kuidas siis hulga tervislikumalt maiustada. Kuidas sai alguse Maias Maiu? Lihtsalt ideest. Et mina ise alguses ei mõelnud, kuna ma ei ole ise väga küpsetaja, siis vanem õde tuli, teeme midagi sellist. Et see on väga popp ja kuna meil on nagu tõsiselt suguosas nagu sees, et kõik see ülekaalulisus, diabeet, minu enda see kogemus, et siis et miks mitte. Ilmselt see missioon ongi see, et teadvustada, et tegelikult meil on tervislikumaid alternatiive. Et loomulikult need ei ole ideaalsed, võib-olla selles mõttes, et nad endiselt sisaldavad süsivesikuid, endiselt on kalorid, on ju, me ei saa täiesti nulli, aga nad on oluliselt tervislikumad kui nisujahu või valge suhkur. Mida Maias Maiu pakub siis? Praegu natukene nagu kõike, et küpsiseid, vahvleid, torte teeme ka soolaseid torte ja enamus on ilma suhkruta. Ja kust teie neid tervislikke maiustusi osta saab? Internetist ja erinevatelt laatadelt, et üldjuhul anname siis paar päeva enne teada, kui me kuskile laadale läheme, et jälgige meie Facebooki lehekülge. Et sealt siis kuulete ja näete, et kus me siis parasjagu viibime. Kook või tort on ilma suhkruta, kas see tähendab, et ta siis üldse ei maitsegi kohe kuidagi või? No ta maitseb, loomulikult maitseb, ta maitseb teistmoodi. Et on inimesi, kes ütlevad, et ei, no siin ikka peaks olema seda nisujahu ja suhkur peab olema. Aga kui selle maitsega ära harjuda, siis ta ei ole halvem alternatiiv kui valge suhkur. Millised on need tervisekasud, mida toob kaasa valgest suhkrust ja nisujahust loobumine? Nisujahu on ju puhtalt ainult kalorid. Et sa ei saa tast midagi, ta kiiresti tuleb ja kiiresti läheb ja tõstab su veresuhkru hästi kiiresti kõrgele. Stevia pool on nüüd see, et me ei saa öelda, et on nagu täiesti kalorivaba.
et ta on teatud hulgani, kui see soovituslik kogus on nagu see 1 gramm kohvitassi peale, et siis ta on nagu 0 kilokalorit. Kui sa paned natuke rohkem, oled natukene suurem magusasõber, siis ta tekitab need kalorid. Ja tema pluss on see, et sa paned teda vähemalt 10 korda vähem. Mina maitsin küll nüüd väga suure huviga seda nisu ja suhkruvaba kakao mandliküpsist. Maitseb nagu täiesti tavaline, väga maitsev küpsis. Selleks, et elu nautida, on vaja olla iseendaga kontaktis ja teada, mida sa tegelikult tahad. Ja kohe uurime järele, kuidas seda saavutada. Tasakaalukeskus on siis algselt aastaid tagasi loodud selleks, et aidata siis inimestel muutuste keerises toime endaga paremini tulla. Et meie ühiskond muutub ja see nõuab ka inimestelt teatud muutusi, et saada selgust iseendas, võib-olla muuta suunda oma elus. Ja tasakaalukeskus siis pakub erinevaid teenuseid, erinevaid meetode, toetust ja abi eluperioodidel, kus inimene võib-olla vajaks toetusselguse loomisel või abi mingite keeruliste olukordade lahendamisel. Sobib siis pöörduda meie poole inimestel, kes ei ole võib-olla kunagi endaga tegelenud. Vabastav hingamine on nüüd välja töötatud meetod, mis siis avab läbi ühendatud hingamise inimesel sisemised jõuressursid, et tõsta oma eluenergiat, saada kontakti paremini iseendaga, aga ka luua läbi selle hingamisprotsessi paremat tervist, vabaneda nii-öelda mentaalsest prügist, liigsetest mõtetest, häirivatest mõtetest ja allasurutud emotsioonidest, mis on siis väga paljude, ütleme, haiguslike seisunditega seotud ja seisundite tekkimisega seotud. Grupitöödena me siis teeme veel erinevaid kursuseid inimese teadlikumaks saamiseks, toetuse pakkumist, et inimene saaks teadlikumaks. Õpetame inimesele erinevaid tervendamisvõtteid, kuidas ise muutusi luua oma kehas erinevat seisunditesse. Ja selleks on Access Consciousness kehatehnikate meetodid, kursused, kus me siis õpetame muutusi looma kehasse ja erinevatesse seisunditesse, mis on siis kehaga seotud. Praktika siis ja kogemus näitab, osad inimesed ei olegi eriti palju kunagi võib-olla endaga sisemiselt tegelenud, aga nad lihtsalt on jõudnud oma elus sellisesse kohta, kus enam ei saa samamoodi jätkata ja nad soovivad mingisugust muutust. Me pakume toetust siis nii-öelda lapseootel naistele. On võimalus tegeleda rasedate joogaga, aga ka on võimalik tegeleda joogaga siis, kui on juba beebid sündinud, ehk siis beebide emmede joogaga. Tartlaste rõõmuks ei ole tasakaalukeskus mitte ainult Tallinnas, vaid ka Tartus. Ja enne, kui me läheme õue kevadet nautima, jagame veel häid uudiseid lihasõpradele. Ma märkasin, et T1 kaubanduskeskusesse on tekkinud üks väga uus lihapood. Ja, me avasime seda märtsi keskel. Aga tuleb välja, et see ei ole teil esimene pood? Ei ole, meil töötab rohkem kui 1 aasta pood Balti jaama turul. Villi lihamaailmas saab parimat eksklusiivset liha kogu maailmast ja erinevad lihalõike. Meil on, nimetakse näiteks nagu deli. Me teeme koha peal marinaadid ise. Me müüme ka lindu, näiteks pärlkana, meil on maisikana, vutid, igasugust põnevat asju. Mis vorstidega seal kapis tegu on? Meil on 2 laagerduskappi, et ühel on vorstid, et nad saavad valmis, ma arvan, et 10 päeva pärast. Teises kapis on meil lihaveis, igasugust lihalõike, 21 päeva. Nad on seal ja siis me saame seda müüa ennem ka, kui kellelgi on soovi. Nii, et teete need vorstid täitsa ise? Jah, tegime vorstid täitsa ise oma lihast ja meil tuleb tehnoloog, kes teeb retsepti ja teeme koha peal neid. Meil on ahi, kui kellelgi on soovi, et me saame koha peal ka teha. 7 minutit näiteks võtab tallekareet teha seal ahjus. Kas teil on siin ka midagi sellist, mida kusagil mujal ei ole? Ja, on, et mina näiteks pakun
butcher steaki, eesti keeles on lihunikusteik. See on Jaapani wagyu, aga siin on 60% wagyu tõuke ja 40% Austraalia ja kasvatatud Austraalias. See tähendab, et see on, ma arvan, et kõige marmorilisem tükk meie poes. Kõige populaarsemad steegid on New York ja ribeye, välisfilee ja antrikood. Loodan, et kõik said nüüd endale ideid ja inspiratsiooni alanud grillhooajaks. Väga tore, et sa otsustasid oma laupäeva hommiku meiega veeta. Lähme nüüd kõik õue kevadet nautima ja kohtume jälle nädala aja pärast, siis juba suvekuul.